juba tutvustama hakategi. Ühesõnaga, täna siis 3. episood ja meil on külas Kadri täna. Kõigepealt siis räägi Ilona, tutvusta ennast kõigepealt. Ja, tere, mina olen Ilona, jätkuvalt juba 3. episood. Kus sa tuled, mis sa teed? Ma olen Tartust, ikka Tartust hetkel, kuigi tegin aprilli ja ütlesin siis Instas välja, et kui olin Tallinnas, siis tuli rodu, ütleme niimoodi, läks pooleks positiivsed ja negatiivsed. Selles mõttes ühed olid, jess, ja teised ütlesid, ei, Tartu vajab sind, jumal hoia. Niimoodi naersin. Ikka Tartust ja ikka tegelen ilumaailmas koolitamisega ja töötan ja olen lihtsalt lahe. Sa oled hästi lahe, jah? Okay, mina olen Kristel ja mina olen poemüüja. Kassiir. Kassiir, sul on see vana kooli tõks või see? Kassiir. Salon kaupluses siis olen poemüüja. Väga vahva. Olin ka vanasti küünetehnik, 20 aastat. Sa oled nii alla käinud, küünetehnikust kassiiriks. Ja nüüd ma olen kassiir, lihtsalt poes. Sind nagu alandati, ma saan aru. Tõsi, edutatakse, sind alandati. Mind alandati kassiiriks. Nii, siis on meil külaline Kadri. Kus sa tuled? Tulen Viljandist. Millega sa tegeled seal? Tegelen rööprähklemise meistriklassiga. Kasvatan 2 last ja siis on mul üks laps on veel. Selline Votexhausi nimeline laps siin pool on näha. Mis see laps teeb? Tegelikult meie teeme seda last. Teil käib vastupidi? Jah, just. Et toodame voodipesu juba viimased 13-14 aastat nüüd. Sul on voodipesud, Botoxi voodipesud? Muidugi mu kõik. Miks mul ei ole? No võt, sa polnud kuulnud sellest, ma saan aru. Ma olen kuulnud sellest tõesti, aga ma panin follow. Ma arvan, et oleks aeg. Ja ma nägin, ma kusjuures täheldasin seda. Ja ma arvan, et oleks aeg nüüd hakata ennast kurssi viima. Kas seda saab katsuda ka või? Absoluutselt, ma võtan selle nüüd kohe lahti. Ja sa võidki, ühesõnaga, oodake nüüd teie siin, te olete jälle, jälle lähete minema. Ajud lärmavad mõlemal siin. Ühesõnaga, räägi oma, mis on see sinu ülesanne selles Votexis? Ühesõnaga, mina tegelen tegelikult kõigega, mis on seotud turundusega. Ehk siis ma katsun Votexit hoida kuidagi pildis siin selles nii sotsiaalmeedias kui ka mujal meedias, igal pool. Ma saan aru, et Ilona ei olnud meist kuulnud parem. Järelikult on mu töö tehtud veidikene kehvasti. 1%, 100%, aga juba täitus. Et sellepärast ma siin nüüd olengi. Ja sul on siis tänaseks kaasa võetud kingitus. Jaa, mul on tegelikult 2 kingitust. Suisa, jah? Jaa, suisa lausa. Miks on mulle vist? Mul tegelikult on 2 tükki, jah. Ma võtsin kõigepealt kaasa, ma näitan, et see on ilumaailmaga ka seotud, et ma võtsin siidist padjapüüri kaasa, ma ei tea, kas te olete kuulnud. Just tahan öelda, olen ka juba täheldanud, et päris mitud ettevõtted on välja tulnud siidib selle padjapüüriga, et see ei pidavat elektrid ja juuksed pidid väga korras olema. Ühesõnaga, see on nüüd kõik head asjad. Et ta on sama lõhnab hästi. Täiega, jah. Sa tõmbasid nii suure sõmmu. No ikka tõmbad sõmmu ju, kui head asja pakutakse. Ai, ma ei saa mul käed karedad. Ei jää kinni. Ta ei jää kinni. Ei, see ei ole see, mis kinni jääb, see on... See saab kinni löödud. Ei, ühesõnaga, see on 22 mommi, ehk siis sellesse jääkäed kinni. Need, mis on madalamate mommide arvuga sinna... Mida tähendab momm? See tähendab, see on kvaliteedi näitaja siidi puhul. Ehk siis nagu, ütleme, on alates mingist 16 mommist, siis on 19 mommi, siis on 22 mommi ja siis on tegelikult 25 mommi. Ehk mida suurem, siis seda kvaliteetsem? Jah, täpselt niimoodi. Et mida suurem mommide arv, seda kvaliteetsem kangas. Ja miks ta siis hea on, et pH tase on sama nagu ju inimeste juustel ja näol. Ehk siis hommikul, kui sa magad siidipüüriga, hommikul sa ei ärka niimoodi, et sul on kõik kortsus ja pahasti. Ei pea neid pätšisi osta. Ei pea, jah, just. Ja juuksed on väga head siidised, siledad. Mina olen juuste kohta küll. Okei, ja siis Votexis saab need kõik osta, ma saan aru. Absoluutselt. Aga need on eri värvi ka? Jaa, need on eri mõõte. 6 eri mõõtu, nagu ma olen. Kas me saame tellida oma mõõtu ka, kui mul on mingi ajuvaba mingi mõõt? Saabki täitsa? Me ise teeme kõik selle asja. See on niimoodi, et me võtame kätte selle siidilulli, lõikame sealt täpselt seda sobivas mõõdust padjapüüri, õmbleme kokku. Siin on isegi kõik erinevad need tekstid on sees. Ütleme niimoodi, et mina olen ka tänapäeva inimene, kes väga nagu ei triigi, eks ole. Aga nüüd, kui keegi tahaks triikida, kas ta võib nagu triikrauaga või sobib ka auruga läbi? Auruga tegelikult on veel parem. Läheb kiiremini sirgeks ja
maagast nii-öelda mõjutab vähem või ei kahjusta jah, niimoodi nagu see trikraud. Hästi mõnus on. Kuule, aga teil on veel üks see huvitav see boonus inimestele, et üldse tegelikult saab special mõõtudega. Jaa, sa saad täpselt enda mõõtu nagu tellida, et kui sul on tekk, ma ei tea, 1,37 korda 1,94 on ja et kirjuta meile ja teeme sulle. Muidu on jah jama, vaata, 1,37 on ju ja siis sa oled kingitus, keegi tegi ka käsitöö kingituse, vaata mõnusa teki ja sa pead ikka ostma 1,50 on ju ja siis ta lihtsalt tõlbendab sul seal sees. Et selles mõttes on täitsa võimalik ja me selle eest raha juurde ei küsi, et no täiega räägib. Et need hinnad, mis kodulehel on, need on ja valid endale kõige lähema mõõdu siis ja kirjutad tellimuste märkustesse, et niimoodi ongi. Ja siis mul on teine kingitus ka kaasas. On jah? Issand jumal, milline suursugune sooritus. Ära räägi. Ma võtsin kaasa ka 50 eurose kinkekotti. Mul on ka külmaväri tuli peale. Tuli peale. Nagu 50 eurot. Mis siit? See on 50 üldse nagu vaata taga. No näed, ühesõnaga, et täna siis anname selle ka kellelegi ära. Issand kui äge. 2 kingitust. Täiega äge. Jumala vinge. Aga kas on mingi koduleht ja Instagram, kus nad saaksid nagu jälgida? Loomulikult Instagram on ja Facebook on ja koduleht on ja votex.ee. Ja ma panen need kõik sinna video alla nagu ikka, et siis saab kõik need kätte sealt. Väga äge. Just. Okei, kuule, aga siis... Tasub meile lugusid saata. Tasub saata. Ühesõnaga siis Kadri valib siis saate lõpus oma lemmiklood välja ja siis me juba siis võitja selles siin saate lõpus juba saate teada, kes siis on... Et seekord on selline formaat. No, täpselt. Nii, aga lähme siis kohe naksti Essa loo peale. Lähme lugude juurde. Meil on täna nii ägedad lood. Tead, kui ma panin neid kokku, ma üritasin jaotada, et oleks nagu... võrdselt, kõike hästi on ju. Aga selle jaoks, et neid lugusid lugeda, on vaja panna tähtsad rullid ette. Mitte, et ma väga näeks, aga okei. Nii, loeme loo ära siis. Juhtus üks selline tragikomöödiline intsident, et olin vist aasta ainult tööd teinud. Minu juures käis üks naabertehniku klient. Kõik oli okei, saime hästi läbi ja nii edasi. Järgmine hooldusaeg jõudis kätte ja ootan, aga keda pole klienti. Kirjutan siis talle, et kaugel ta on, mille peale tuli vastus, ma jäin auto alla. Ma siis mõtlesin, et kas siis maja ees jäi auto alla või. Ta siis saatis mulle EMO-s saadetud pildi, millel oli 2 nädala tagune kuupäev, ehk siis 2 nädalat tagasi oli ta auto alla jäänud. Tekkis siis küsimus, et miks siis sellest kohe ei teavitanud ja et ta teadis, et ta selleks ajaks liikuma ei saa. Mis te arvate? Mis te arvate siis sellest loost? Nüüd võib naerda. Ei, no mitte lihtsalt see... No jah, mul ei ole... No küsime näiteks sinu puhul, näiteks sina nüüd jäid nüüd auto alla on ju kõik ja sa tead tegelikult, et sulle puitu on ju, et... Ei ole puitust. Et jäid nüüd auto alla on ju ja siis põhimõtteliselt sa tead, mis, sa vaatad ju märkmikusse nagu tänapäeval märkmik, sa ei vaata, mis sul toimub. Kuule, kui sa saad siukse šoki. No aga järgmine päev sul ei ole šokki ju. Lõpeta järgi, see on ju nagu see nagu maavärin, mis tuleb tsunamiga. Tead, ma olen vist selline hull, et kui mul midagi, mis siis, et me sulle andsime sõna, aga räägin ise augud täis. Et põhimõtteliselt, kui minul ikka mingi see taoline värk saad sõna, mul on kohe nii, kui ma vähegi adekvaatab märkmik lahti, mis mul toimub, kui mul öeldi 2 nädalat ma hakkan juba nagu niimoodi, et ma mitte kuidagi ei rikuks nagu teiste inimeste nagu aega, mis siis, et mul on jumala läbak. Aga kui on nagu ikka nagu rets? No mina ei tea, mul nagu esimese asjana võib-olla ei tuleks meelde, et ma peaks küünetehnikule kirjutama, et võib-olla nagu tööle nad teada, et kuule, et sorry, et ma jäin autole, et ma nüüd ei tule homme, on ju. Aga võib-olla vaata see ajavahemik 2 nädalat, võib-olla selle jooksul ikkagi suudad nagu... Ei, äkki kui talle öeldi, et strikt 3 nädalat sa käia ei saa. Kas sa tahad väita, et ta võis valetada või? Ma arvan, et ta läks meelest ära. Ma arvan millegi pärast. Pani niukse vale või? Ei. Et ta jäi päriselt auto alla, aga tal läks lihtsalt see küünetehniku. Täpselt nagu sa ütlesid, et sul ei tule meelde, et see kohe küüne. Aga kasutas ära või? Mille? Et auto alla jäämist nagu paar nädalat hiljem. Ei. Aga jah, selles mõttes küll. Ei tea, vabandus. Tead, jäin siin auto alla paar nädalat tagasi. Omal ajal see auto alla jäädud, et nüüd... Aga minule tuli kohe see mõte, et vaata, kui huvitav, vaata, sa ütlesid ka, et mulle tekiks nagu kohe, et ma peaks küünetehnikule kirjutama, on ju.
ahhaa, aga nüüd, kui küünetehnik jääks auto alla, mis mõte, mul on reisile mine, mis me nüüd teeme? Ongi ju niimoodi tegelikult ju. Et et see ongi jällegi selline veits. No vaata mina kui tavainimene, eks ole, tänavalt. Just tänavalt. Just. Et vaata teinekord, pahasti on jah. Aga sina oled selline klient näiteks, kui tehnik jääbki haigeks või mis iganes ta peab ära minema. Kas sinul on ka kohe niimoodi, mis me nüüd teeme? Ei ole. See on normaalne. Mina olen selles mõttes, ma olen jah mees. Nagu Kristel. Ma olen nagu kõigega nõus. Ma olen nii, teeme siis järgmine aasta. Teeme tulevikus. Minu arust nii ongi normaalne, sest tegelikult olgem ausalt jällegi, nagu sa ütlesid, et see ei ole, sul ei tule kohe küünetehnik, või küüned on ju, sa mõtled ikkagi oma tervise peale, mis ongi okei, et see ei ole nagu SOS asi, eluks vaheline asi on ju. Ilmselgelt, kui sa oled kohusetundlik inimene, sa vaatad edasi, võiks teada anda, on ju, selles suhtes, et olgem tolerantsed. Minul on muide olnud kunagi üks, kui ma noorem olin, ma alustasin tööd, kui ma olin 17-18 ja siis mul käis üks klient, tollel ajal juba minust vanem naisterahvas, kes lihtsalt alatult sõitis mul, kogu aeg sõitis must üle. Ja ma ei liialda, et ta käi ikkagi mõnikord 40 minutit hiljaks ja niimoodi. Sa võtsid vastu siis või? Ja ma ei julgenud midagi öelda. Väga tubli. Ma ei julgenud öelda, ta käis aastaid. Ta ikka nagu aastaid ja sõitis must kogu aeg nagu selles mõttes üle. Tangiga jah? Ja kui oli niimoodi, et mul tuli nagu, vaata tollel ajal oli küünte lakkimine ja küünte lakkimise ajaks ma panin ju 15 minutit. 10 minutit lakkisid, 5 minutit kuivasid, lent välja, põmm. Nii. Aga kui tema tuli küüsi lakkima, lihtsalt klassikalisi nagu küünne lakkimist tegema, siis ma panin tund aega, sest ma pidin arvestama, et jääb hiljaks, sest et kui tema jäi hiljaks, siis mul kogu päev jooksis ja teised pidid kootama. No võt, ja siis mõnikord juhtus niimoodi, et ma olin talle pannud selle rämeda varu, aga ta kasutas ka selle ära. Ja ma mõtlesin, et ta tuli hoopis kõigele kohale. Ei tulnud. Neva. No. Ja siis mõnikord juhtus nii, et mul tuligi uus klient peale ja ma pidin talle nagu cancel ütlema ja siis ta vaatas mind siuksena, aga mis nüüd saab? See on klassik. Mis me nüüd teeme? Mis me nüüd teeme? Siis mul on homme üritus. Et mul on vaja homme nagu ikkagi nagu korras olla ja et mis nüüd saab. Ja oli kordi, kus ta tuli hommiku 7:30 tuli mulle koju järgi, et küüned ära lakkida. Ja. Tal oli vaja. Või öösel kell 11 tegi. Tema võib-olla oleks see klient, kes oleks võib-olla kohe tema saigi bänne. Tal oli Viljandis päris mitu bänni. Aga ma ei julgenud ei öelda talle. Ja. See on õudne. Huvitav, kuidas üks inimene võib tekitada sellist nagu ajalooõpetaja või füüsikaõpetaja, vaata tunnet, et nüüd tuleb hingata ühes rütmis, vaata, et ei tohi olla ise. Ma lubasin ikka, ta lubas endale ikka nagu mida iganes põhimõtteliselt nagu. Ja ma olin rõõmsalt niimoodi, aga tegelikult on nüüd ta tore. No niuke. Ma olen alati ütlenud, et kui sa tunned, et ikkagi sa ei tule nagu valeta, kas või sul on kõht lahti, jumala eest ma ei tule kontrollima reaalne vaata. Aga lihtsalt ma oskan oma nagu aega siis arvestada, et nagu elu tuleb ikka vahele, nii ongi. Teinekord võib mul ka midagi juhtuda, see on okei. Sul ei tule Kadri mingit kurioosset lugu või, millele sa oled ütlenud jah? Jah, tegelikult ei. Sul on neid lugusid on palju. Ei, neid on jaa. Ei, mul oli mingisugune klient, kes lihtsalt nagu ma lõpuks nad ajas meid nagu nii kaugele, et ma lõpuks ise helistasin tarbijakaitses ja küsisin, kuidas ma saan ennast tarbijast kaitsta nagu. Ongi nii. Aga ka ajas nagu millimeetrit tagasi siis põhimõtteliselt. Ei, no ta saatis meile, ühesõnaga ta tellis mingid linad, erimõõdus, nii puuvilased. Nii, siis ta selle kätte, ma ei tea, mingid mõõdud ei sobinud, tegime uued. Saatsime talle uued, tema saatis need tagasi. Nii, need ka ei sobinud, ma ei mäleta, mis seal oli. Saatsime talle jälle uued, see oli juba 3. kord on ja. Lõpuks ta siis saatis nende puuvilaste linade asemel, mis maksid, ma ei tea, 40 eurot vist kokku on ja. Tahtis nende asemel kõige kallimaid makosütiilist voodilinu. Ja ta ei jätnud meid rahule ja ta jauras ja ta lihtsalt käies. Lõpuks ma ei oskanudki midagi, ta ei olnud nõus ka sellega, et me maksame talle raha tagasi, me võtame kõik need linad tagasi ja jumal temaga on ja. Ja ta ei olnudki nõus noh. Ja siis ma lõpuks helistasin tarbijakaitsesse, küsisin, kuidas mina tarbijana saan ennast kaitsta nagu, või selle müüjana saan kaitsta ennast tarbija eest on ja. No, et tarbijakaitseamet ütles, Keit Sõlgu, ütles, ma ei tea, saatke meie juurde. Lase hakka. Et saada meie juurde, et kui teil on mingid muresid, et me lahendame siis nagu 3. osapoolena selle probleemi ja lõpuks ma siis kirjutasin talle, et kuulge, et me tegelikult ei ole kunagi nagu pahatahtlikult proovinud teile nagu mingit halba toodet müüa on ja. No siis lõpuks ta ei rahule sellega, et ta sai oma raha tagasi ja. Kas ta ütles aitäh ka või? Ei, ta oli püha viha täis ju. See on päris huvitav. Ma arvan, et seal on jälle mingi diagnoos tegelikult. Me võime kohe diagnoosi panna, et seal on lihtsalt, see on mingi fetiš jälle.
ma ei tea, jah. Et nendega on midagi. Mina igaks juhuks alati vabandan. Mis iganes, et ma vabandasin isegi eelmisel episoodil mikrofoni eest. No õige. Alati tasub vabandada. See on alati nagu omapoolne värk on tehtud. Absoluutselt. Mina ütlen ka alati vabanda. Vahet ei ole, kas on sinu süü, ei ole vabanda ikka. No võt, kuulge, aga nüüd kuidas tunne on, kas tahaks nagu ühe loo praegu siia otsa peale panna? Või sa, Kadri, tunned, et sa tahaksid praegu hakata mängima mängu? Kuidas see tunne on? Kuidas mu sisetunne ütleb mulle või? Tead... Kas sa oled laps või ei ole? Tead, ma võin ka loo lugeda selles mõttes. Davai, let's go. Lähme looga või? Teine lugu, aga võta nüüd see... Köhatasin puhtaks ja hakkan hästi rahulikult lugema. Ole täitsa vundse, tõmba slow motionit. No nii, lähme siis teise looga. Nimesid ei ütle? Ei ütle. Nii. Ja saatja on! Aitäh sulle! Nii, paar aastat tagasi olime minemas naistega jõulupeole. Kuna meie kõrvale just kolinud juuksurid, siis otsustasin panna nende juurde kirja ja lokkide tegemiseks. Nii, olin kuulnud küll, et nad armastavad alkoholi, aga ise pole sellega kokku puutunud, et ei osanudki midagi karta. Tuli siis tähtis päev kätte ja olin ilusti lokkideks valmis. Jõudes kohale ja nähes teist klienti, sain aru, et ma olin tal meelest läinud. Vines olles võttis ta siis mu ikkagi vastu ning hakkas aga sirgendajaga lokke keerama. Juba tegemise ajal oli ta mul peast sakutanud juukseid ning kui teenus läbi sai, olin parajas šokis. Maksin talle selle eest 15 eurot ning alles siis läksin enda salongi veegli juurde süvenema. Töökaaslane vaatas suurte silmadega ning kodused uurisid, millisesse põõsasse ma kukkunud olen. Okei, nii. Tegelikult meil on pilt ka vaata selles suhtes. On või? Jah, meil on pilt ka olemas. Nagu, et... Kes teist on käinud purjus teenindaja juures? Ei, never. Või mina ei ole nagu vähemalt aru saanud. Mul vist ei ole ka õnneks ette tulnud. Ei, ma ei ole kunagi olnud töö juures. Ei, ma ei mõtle... Tegelikult ei mõelnud, et ma sain aru, et nagu kliendi ja selle põhiselt räägite. Ei, minul ei ole ka ette tulnud õnneks. Aga kuulnud oled või? Jah. Oled või? Ja mina olen kuulnud, jah. Et on keegi purjakil või? Ja, ma olen kuulnud küll sellest. Lädra mällis või? Ja. Põhimõtteliselt nagu, et selles mõttes jutti paneb, aga las see jutt jääb siia praegu, see on liiga... Ärme seda teistele räägi. Las ta jääb siia meie kolme vahele. Jah. Et olen kuulnud küll, jah, tõesti. Episoodis oli ka sama teema, et vaata alkoholi nagu värgiga. Ja ta oli kodu see oli, jah. Tegi kodus tööd ja siis teise päeva head pead ei tahtnud kuidagi ära jätta. Aga samas ma nüüd mõtlen ka tegelikult, vaata, ikka nagu tüüpiline eestlane on ju, näeb, et midagi on valesti. Ma lähen teen ära, ma ju tulin siia, on ju, selles suhtes. Ja siis maksab ka veel peale, on ju, ja siis läheb koju vaatama, oi, läheb peseb juuksed ära ja teeb rahulikult. Mina oleks sama teinud jälle. Mina ka. Sa oleksid lärmama pistnud seal või? Ei, selles mõttes ma ei ole nagu lärmaja tüüp selles suhtes. Ma lähen ikka, ma oleneb jälle, kui ma oleks saanud, et reaalselt nagu, mul läksid sõnad sassi praegu, kui ma oleks reaalselt aru saanud, et asi on ikka väga möödas, on ju, siis ma nagu ei, aga kui ma näen, et tal käed töötavad, aga ma et on vaata, Mina oleks 100% see inimene, ma saan mingi pekisteenuse, nagu keeratakse mingi varblase pesa mulle pähe sinna, eks ole, ja ma läheks minema ja mõtleks jopenpuh ja ma ei ütleks mitte kunagi seal teenindajale mitte midagi. Mina tegin nii ju. Kus? Mäletad siis, kui ma need kiirendustriibud pähe sain? Mis triibud? Kiirendustriibud. Mis need need on? Käisin ju seal, sa ei mäleta seda või? Teil on mimoor. Ma käisin juuksuris. Ja ma olin seal juuksuri juures ikka päris nagu mitu korda käinud. Ei olnud nagu niimoodi, et ma läksin nagu tänavat suvalise inimese juurde. Ja siis ütlesin talle ükskord, et kuuled, et äkki triibutaks seekord. Ja siis ma olin seal. Läksin sealt ära ja alguses ei saanud arugi nagu, et midagi oleks nagu väga halvasti. Tegi lokid mulle pähe ja kõik ja saatis ma ära sealt ilusti. Mina maksin 60 eurot ära ja läksin rõõmsalt minema. Ja lähen töö juurde ja naised, mis asi sul siia pähe tehtud? Ma nagu panin juuksed tõesti, mul olid astmed siin. Konkreetsed astmed nagu. Ta oli mulle teinud mingid siuksed nagu siuksed nagu ei olnud nagu triibutatud, vaata peened niimoodi. Seal oli lihtsalt nagu siin oli triip ja siin oli triip ja no aga triip oli ju. Nojah. Ma ei täpsusta. Aga võib-olla sa küsisid, et tee mulle 3 triipu. Ei, nii. Tee mulle triipe. Aga ta tegi 2 on juba triipe. Ta ei ole triip. Ma ei täpsusta, et tahaks peenikesi.
aga siis ei ole, ära palun nagu süüdista praegu teenindajat. Jah, absoluutselt. Ja siis ma olin seal õnnetu ja siis ikkagi nagu... Sul on väga palju eksimusi ikkagi on seal peas, olgem ausad. Sa oled igasugust asju saanud juustes ma leian, mitte peas. Peas ka, aga juustes ka. Jah, juustes, juuksekarvas. Minul oli siis, see oli 2006 aasta. Ma käin väga, ma olen 2 korda elus ainult jumesta juures käinud, vaata, ma ei ole meiki ja ikka selles mõttes ma räägin seda. Ja siis üks kord oli see 2006 aasta, kus ma läksin, minu abiellumise aasta ma läksin, siis ma tulin koju, ma pesin selle maha, siis ma olin nagu lihtsalt põrsas, lihtsalt roosa põrsas, vaata, ma olin too hetk nagu ikka küllaltki selline korpulentsem daam ja siis, kui sul oli kõik nagu rõõsa ka veel alloo nagu selles suhtes. Neid viltu läinud jumestusi, neid on minu meelest veitselt. Just, ja võt see oli minul küll selline, ma ei ütlen siis mitte midagi, et ma tulin koju ja pesin ära ja... Kadril on üks sõbranna, kes on käinud ka ühe jumestaja juures ja saad aru, kui mul on nagu kurb tuju, ma võtan selle pildi ette iga kord, see on nagu, see on lege. See on midagi nii halvasti, kui sellel tüdrukul seal näha, see on see suitsusilm on niimoodi mööda põske laiali siin kõik siukesed mingi musti niuksed siis allapoole või? Niimoodi, vaata, eks ta on tolmlenud, vaata siia niimoodi, vaata, siis siit on kõik siuke rähmas, siis üks silm on mingi full siukse sirge joonega läheb. Issand, sa oled ikka süvenenud sellest. No kuule, ma olen seda väga palju vaatanud. Sa oled kõverast põrandal, kui sa seda näed. See on nii rämme. Absoluutselt kõik, kes seda pilti on näinud, kõik on kõveras ja ikka nagu tükk aega niimoodi, et silmad on vesised peas, sest nii halvastist ei saa olla üks meik. Ja nagu käis nagu professionaalse meikari juures või see oli nagu lambikas? Ta oli alustaja tegelikult, et see ei saa nagu pahaks panna. Ei saa pahaks panna, aga jumal hoia. Aga raha küsis. Paneme. Viieka vist või maksis äkki. Kellel on neid jumestuslugusid ja kes julgevad ka pilti näiteks. Ja me blurrime ära. Saab silmad vaata pannakse ka kinni, siis ikkagi mingil... Vaata, jumal paljud on need esteetilised kliinikud. Vabandust, see on võib-olla nagu väga nõmme, aga see on sama nagu näitame nagu rinda, aga paneme nagu need kohad kinni. Nüüd on kõik tagasihoidlik või? See on sama põhimõtteliselt. Näitame nagu, aga blurrime silmad ära, siis me ei saa aru, kellega tegu on. Mis see on? See on sama case. See on nagu nendes kuurijates, vaata on ära blurritud, aga tegelikult see on jumala hästi. Sa saad jumala hästi aru, mingi hull blurr. Saad selle blurr peaks ikka olema nii, et -6 nagu oleks, vaata ees. Põhimõtteliselt reaalselt sa ei tunne oma emagi ära. Nii, davai. Ühesõnaga. Oda, mis meil kokkuvõttes on? Kui sul ikkagi tehnika on purjus, siis ära mine. Siis ära mine. Ei, kus sa tead, et on? Ei, silm nähtavad, no kuule ikka. Lädra mälli sa oled töö juures või? Tõmbab kohe vasakule nagu. Kuigi te peaks paremale minema. Aga kuidas? Nii, võtame ikkagi 2 minutit ja mängime selle situatsiooni läbi. Nii, mina olen küünseteknikko. Nii. Mis sa oled? Küünetehnik. Nii, sina tuled minu juurde. Nii, ja... Kas sa oled võõras või ma tean sind? Võõras. No, törts tead. Nii. Ja ma olen täis. Kui täis? No täis, täiega lõbus, hiitsitan seal. No Kristerist on ikka aru saada. Ta on lõbus täis või? Ta on vahva. Okei. On suisa vahva. Ta on nii aru... Vahva. Ta on nii vahva. Jah, purjake peaga, ta on nii vahva. Muidu ma olen jumala... Kui sa räägid morgu, vaata kui tema seda napsu saab. Ma kuulen esimest korda keegi, et mõni ütleb, et ta on lõbus ja ta on sõbralik. Ta on nii vahva. Jah. Nii. Kui sa oled vahvas olekus. Ma olen nii vahva. Nii, siis ühesõnaga. Ja nüüd sa näed, et ma olen täis. Mis sa siis ütled? Stop. Ei, ma ei tule. Rahunege, kainenege. Ma ei tule. Muutu morniks, ära ole nii vahva. Ma arvan, et mul on väga raske nagu tõsimeeli nüüd tegelikult arutada seda selles suhtes. Mul hakkab kohe mingisugune huumor sealt taga jooksu. Aga ma kujutan ette, kui ma istuks ja ma näeks, siis ma nagu teeks huumorit ka, kuna eile läks nagu paljuks või küll, et jätku pidu. Kas sul ei oleks nagu väike niimoodi, et äkki ta saab ikkagi... Ei, oleks. Ma arvan küll, et nagu selles suhtes, kui ma näen, et on ikka niimoodi, et... Nagu silma jõub kinni. Põhimõtteliselt nagu... No siis muidugi. Et siis ei on, aga kui ta on vähem niimoodi, vahepeal nagu... et vähem silm ikka seisab vahepeal. Ma annan talle võimaluse. Aga elektriviiliga tööd teha või? Jah. See on kõik taastu. 1 minut veel.
ma tahan seda arutada, et läheb hinge see. jah, sest ma mõtlen seda, et jumala tihti on niimoodi, nii, keegi saab mingi paha kogemuse, plaks läheb, paneb sinna kommentaari või kuskile gruppi ja kuskile internetti paneb selle üles ja siis kõik hakkavad mingi, seda sa oleks pidanud seal kohe ütlema. No see on klassika. No see on klassika. Mõnes mõttes ma olen ka nõus, on ju. Nii, räägi. No, aga nagu, okei. Kas see peaks siis olema niimoodi, kui sa ei suuda nagu tehnikule seda otse seal samas öelda, siis ära mine ka internetti pasundama. Jaa, olen nõus. Aga sõbrale võib rääkida. Aga siis on sõber see. Täiega kella. Mina see ei olnud sõber ei julge ise rääkida. See on teistmoodi. Siis on see juba tema probleem. Siis nad peavad omavahel juba klatsima. Aga nagu jah, et kui sa ikkagi nagu ei julge juba teenindajale otse öelda, siis ära mine sinna internetti ka. Aga kui julged, siis mine internetti ja pane igale poole. Ütle igale poole. Esimest korda väga väga tähtis. Sest meil on hästi pikk saate ajalugu juba siin niimoodi. Meil on väga pikk saate ajalugu. Et nüüd esimest korda me teeme siis selle mängu. Lõpuks ometi. Oled valmis, Kadri või? Jaa, alati. Aga kas ta teab üldse, mis mänguga meil lõpuks? Ei tea. Teab seda formaati. Okei. Aga isegi mina tean formaati ka, aga mina ei tea, et Kristjan on selline, et või ma tean või? Mida sa tead? Ma ei tea. Nüüd sa oled vahva. Ma olen täna tegelikult vahva. Te ei tea seda. Aga ma olen täna tegelikult vahvas olekus. Nii. Davai. Meil on sellised panilabid. Ma ei leidnud samasugust, näed, sul on siuke, sa oled külaline. Sa oled külaline, külalised on meil alati erilised. Selge. Kes teab? Olen, ei ole. Olen, ei ole. Mina küsin küsimuse ja teie peate näitama ekraani siis, et kas te olete või ei ole. Nagu ausalt. Ausalt, täiega ausalt. Ja siis kommenteerime ka. Okei. Nii, olete redis? No, davai. Ma ei ole kunagi maganud riietega hommikuni. Ikka, mis asja, see on normaalne. Vahvas olekus nagu ikka ju. Vahvas olekus üldiselt nagu. Ei, minul on juhtud ka ebavahvas olekus. Mul on ka last magama pannes. Hommikuni ma ei ole, ma olen tavaliselt, kui ma olen magama jääd, ma öösel õkkad üles vahetan ära vaata. Aga vahvas olekus olen küll. Vahvas olekus olen mina ka hommikuni riietega maganud. Mul juhtub erinevates olekutes. Vahvas ja mitte vahvas. Jah, vahvas. Sa tead, kui mina kukun igal pool ära ju. Mina sama tegelikult, aga ei mulle nüüd, ma olen ikka, ei mulle ikka pigem nagu, ma isegi, kui ma vanasti olin siuke, kes ma pigem nagu jäin diivanile magama, õhtul, kui ma telekat vaatasin, siis nüüd mul on ikka niimoodi, et nii kui ma nokkima jään, kohe plaks üles, kohe hambaid pesema, kohe voodisse. Tiidubli. Ära, et vambaid pesen või? Polli. Ussu puiss. Sa me seda hambaid tuleb. Ma lihtsalt kiidan vaata. Nii tubli, Kristel. Okei, no super, sooritus. Sellepärast see nii hästi kõvasti julgelt rääkida. Alati on hambad pestud. Jah, hambad on pestud. Nii. Edasi. Küsimus number 2. Jah. Ma ei ole kunagi mõelnud, et voodipesu defineerib mind kui inimest. Mis asja? Ei, mis asi see? Et voodipesu defineerib sind kui inimest, et see voodipesu, mida sa nagu endale ostad, kas on... Selles mõttes. Oled või? Muidugi. Mina küll ei ole. Neva? Kui ma seda küsimust, ma nagu... Saad aru, neva? Mina ei ole ka. Räägi. Mis see tähendab? Mida see tähendab siis? Ei no selles mõttes ma valin ju selle voodipesu ikkagi nagu... Enda maitseeri. Aga ma pole iial mõelnud seda, et see nüüd midagi nagu, et minu isikupära midagi nagu toob esile või... Ei no kuule, ma ju valmistan voodipesu, ma ei saakski muud moodi samas tema puhul on point. Nii. Selles mõttes, et... Kuule, mida pointi? Nii. Ei saakski teistmoodi olla, selles mõttes, et... Kui sa lähed lähen kangaruumi. Lähed kangaruumi. Aga sa paned silmad kinni ka? Ei pane. Ei, ma seda ei tee, niimoodi ma ei tee. Ütle mulle. Selles mõttes, et nad ei hinga ega ei räägi minuga. Kas sul on niimoodi, et sa lähed sinna, et sa vaatad, kas sul on nagu ära defineeritud siis, et nii, see voodipesu, seda enamasti tellivad umbes midagi sinna kanti. On. Vai, siis on ikka nagu vaata. No nagu meilgi vaata värvide puhul. Tead seda värvi. Tead, kas sul ei ole olnud niimoodi klientidega, et sa tead, kui inimene võõras inimene astub sisse, et sa enam-vähem juba tead, mis värvi ta tahab, mis värvi inimene ja sul on sama, jah? Et mis voodipesu see on igas ametis. Selles mõttes, et kui ma näen, et ma käin ju teinekord vaata seal hüpikmüükidel, pop-up müükidel on ja. Ja kui ma näen, et klient tuleb nagu... Sa juba tead, et see läheb royaalsesse. Enam-vähem, jah.
et nagu ma ikkagi tean nagu enam-vähem, mis värvi. Deep in the teema. Ja selles mõttes, et ta mõistab ikka vaata biiti. Nii, kui mina tuleksin, mis värvi voodipesu sa mulle pakuksid? Nii, on küsimus. Mulle ka. Ma tahaks ka teada. Oota, nii. No sa tunned mind nii hästi. Aga mina, sa ei tunne mind. Nii, mis ma sulle pakuks või? No nii. Ma mõtlen su peale. Mina tean, mida ta tahab. Sina tead. Ma pakuks sulle. Ma küsiks tegelikult niimoodi kõigepealt, et kas sa helistad kirjut ühevärvilist? Pigem olen ühevärviline. Mina oleks ka kirju pakkunud tegelikult. Minul on niimoodi, et ma olengi hästi mysterious. Teinekord ei saa lugeda inimest nii hästi. Aga natukene on teil õigus. Ma väga kirjumirut ei meeldi. Mulle pigem meeldivadki ühevärvilised ja kui on, siis on mingi muster, mis koosab. Musta. See on ka ilus. Musta pakuks talle. Kuulsa sellega. No, näe. Ja tuleb on. Või siis ma oleks pakkunud näiteks tumehalli, kus on kerge süke beežikas. Hall, jah. Tumehalli, kus on kerge süke beežikas muster. Jaa. Müüdud. Jaa. Teenib ära siis pärast. Ma pean vaatama, aga ma ei teagi. Kurat, äkki mul ei ole polkagi nii palju. See on tegelikult on ainult royaalsetele inimestele. No just. Ma pean vaatama, kas minu hinnaklass vastab royaalile või mitte. Nii. Väga huvitav küsimus. Ma kiidan see oli nii hea küsimus tõesti. Ma oleksin nii õlevi. Nii. Järgmine küsimus on ka siuke, mida ma tahan arutada kindlasti. Selge. Ma ei ole kunagi unustanud vahetada voodipesu nagu siis ühe kalendrikuu jooksul. Eks ta on jääb pikemaks ajaks nagu. Kui üks kalendrikuu või? Ei ole! See on sul veel ka täis. Neva! Kuule, mulle... Oi, Mikker, vabandust. Ei, no võib-olla, okei. Võib-olla noorena, jah. No just lapsena. Mina elasin väga palju. Okei, no siis olen. No, vot, hakkab tulema. Aga mitte niimoodi, et ma nüüd täna teadlikult... Niimoodi higistab, tead, nii action. Nii. Ei, no lapsena ma ei vahetanudki ise. Mina ju elasin väga noorelt. Sina elasid üksi, Mina elasin väga noorelt üksi. Mul pole küll mälu. Ma elasin väga noorelt üksi ja mina tähendab. Ja tõenäoliselt, kui see 13 olid, ega siis ei mõelnud selle peale, et voodipesu peab vahetama, ma ei tea, 2 korda nädal või see 2 korda kuus. Aga kas, jah, täpselt. Et siis sa nagu võib-olla purjetasid 1 või 3 nädal või 3 kuud. Täpselt. Kui tihti peab voodipesu vahetama? Võt see oligi see. Kohe läks. No tegelikult ideaalis võiks vahetada korra nädalas. Yes, tehtud. Padjapüüre isegi tihemini. Seda soovitakse iga 3 päeva tagant isegi. Ai, nii tubli ma ei ole. Aga mina ka ei ole. Mina siis kui poisil oli selle näonahaga oli probleem, siis me nagu pidasime 2 nädalat vastu. Et iga 3 päevalt vahetasime. No üldse ma olen ka kuulnud, et puberteedi ja noorukite tulebki, et tegelikult see, kui jah, et linad vahetad korra nädalas, aga padjapüür see. Ja sellega tegelikult, kui on näiteks aknale kalduv nahk, siis siidi padjapüür on väga hea. Jumal, jälle müüdud. Ma pean 2 tükki ju kodus neid. Selles mõttes on ta jumala hea, et sinna ei jää need bakterid, vaata. Et ta ei ima seda naha niiskust ära. Kas meil sooduskoodi ka tuleb? Oota, nüüd oota. Loomulikult, aga räägime sellest pärast. Oi, kurja. Oi, kus tõmbas pinge peale praegu. Ei keri edasi. Aga ühesõnaga, jah, kui on aknale kalduv nahk, siis on ka see sidipadjapüür väga hea. Väga lahe. Ma ei tea. Vaatagi, jälle mängu ma välja mõtlesin. See on nii hea vanadele inimestele, noortele inimestele, keskealistele inimestele, you name it inimestele. Sest ega siid on tegelikult läbi aastate, miks ta ongi olnud alati selline suhteliselt kallim, ütleme, siis tal on ikkagi põhjus. Tim. Davai, uus küsa. Jah, muidugi. Ma ei ole kunagi maganud ilma voodipesuta. Olen ikka. Mina ei taha öelda küll, et ei ole. Olen või? Kas sul ei ole olnud nii, et sa lähed õhtu magama? Ei. Ja ei pane? Ei, ma olen vaatanud küll, et fuck, aga panen. Isegi öösel kell 12 panen. Mina panen linapadjapüüri, sest need on maks lihtsad, aga tekivad on savi hommikul. Mina ei teagi, mul on nagu mälusopis on ikkagi, et ma ei ole, vaata, aga ma millegi mõttes mäletan, et mul on lina ikka peal. Ma arvan, et see on jällegi mingi vahva olek. Selles suhtes, et ma mõtlen nagu sellises, normolekus ikkagi on ikkagi, ma ei saa, mul peab ikkagi miskit peal olema. Kusjuures viimati ma vahetasin voodipesu niimoodi, me tulime reisilt, vaata. Ja ma panin ju, ema oli mul uue voodipesu ja kõik teki ja kõik oli ilusti võdi laotanud sinna, pannud sinna jalud sisse ja
ja siis mul oli loomulikult vaja see kohe peale panna ju, aga see tuleb ära pesta ju. Sest ma nevari ei pane niimoodi peale, et see on pesemata. Sa ei pesnud siis või? Muidugi pesin. Sa pesid selle öösel ära? Ei, ma jõudsin õhtul nagu selles mõttes mingi 7 paiku panin ta pessu. Kuivatisse? Panin kuivatisse, aga mul ju noormees läheb kell 8 magama ju. Siis ma ju vahetasin niimoodi, et mul on pealamp. Pealambiga vahetasin voodipesu. Ja sa tahad öelda, et sa oled isegi nooremast pärast? Pole sulle juhtunud siukest asja vahvas olekus? Ei no samas me ei saa. Ei, aga vahvas olekus ma ei hakkagi isegi voodipesu nagu vahetama. No kas sa oled hommikul ära võtnud, et seda... Ei, ma sellist viga ei tea. Selles mõttes, kui ma võtan... Sa pigem magad vetsus kohe siis? Ei, kui ma võtan pealt ära, siis ma panen kohe tagasi peale ka. Et ma niimoodi ei jäta, et ma võtan pealt ära ja siis nagu ta jääb sinna niimoodi. Mul on ju teatud mis värk. Mina võtan voodipesu ära, siis mul on siuke tunne, et ma tahan, et see kõik tuulduks. Madrats ja padjapüürid ja kõik. Eks ta mõistlik ole, jah? Ja sellepärast ma ei pane seda... Teate, mis mina tegin nüüd hiljuti? Ma aurutasin padjad ja selle... Kul seda teate, kui tihti patti tuleb vahetada? No jaa, iga kuu pidi ka vahetama, seda ma olen ka kuulnud. Ai, nii hull ei ole tegelikult. Ei ole või? Mina kuulsin mingi sellist juttu padjamüüjate käest. Jaa, ka kuulnud, et patti tuleb üli tihti vahetada. Mina teen üle 3 kuu. No siis ma ei tea, kas... Mul tunne siis, kui ta on ikka lödiks läheb ära. Vot lödipadi on mu lemmik. Mulle ka meeldib nii, et sul vajud niimoodi ja siis see tuleb üles. Lödipadi, täielik full lemmik. Aga nagu sa kasutad sulepatti siis või? Ma ei tea, mis padi mul on. Ei, sulepadi ei. Ma ju kasutan ammu juba sulepatti ju. Ta on ikka see mingi tormeolaad, mis see mingi memory foamid või mis see on. Davai, let's go edasi. Aeg pressi. Jõu. Ma ei ole kunagi söönud voodis. Ole nüüd, just eile sõin. Sinuga rääkisin, just eile sõin. Matšutasid. Jaa, ikka. Aga ma pean tunnistama, et ma ei ole väga pikki aastaid söönud. Ja mina ka. Väga pikki aastaid, aga lapsena ma nagu... Ma elasin 2-toalises korteris ühes toas, selles vend teises toas elasin. Mina telekat vahtisid, sõid, no full, kõik elu. Terve elu oli voodis. Ei, mul on praegu iga pühapäev. Selles suhtes pühapäev on mul chill päevad ja lapsed magavad, ma siis võtan... Matšutad seal või? Jaa. Aga vaata, mul pole magamistes suurt midagi teha, aga mul pole telekat ega midagi. Ei, mul ka ei ole, mul on nagu ainult magamistes. Mul on ainult magamistes on telekas või? Muidugi. See mõjub seksuaalelule väga halvasti. Ma elan üksinda. Siis ei ole probleemi. Siuke, mina tean, et see unele mõjub halvasti. Unele, ma selle... Aga seksuaalelule jääb ka väga halvasti. Tänapäeval käib läbi selle. Kõik mõjutab seda nagu. Või ma ei saagi elada nüüd enam. Kaput. Pistets, nagu sa ütlesid mulle. Õppisid ära, jah? Nii, davai, anna nüüd 3. lugu. Mäng on läbi. Mäng on läbi. Kuule, kuidas mäng meeldis? Jumal äge, ma olen ka nagu täiega nagu... Ma olen ikkagi tänan küsimuste koostajat. Ja väga vahvad. Ma olen tänulik. Nii, Kristel. Anna siia nüüd. Mida ma sulle annan? Ma pean oma või? Oma klade peab ikka avama. Proua on sellise raske töö ära teinud, kõik ära trükkinud ja toppelt tead, printinud. Ma selle öeldaks, et läheb võtuks ja võtan ka siis. Hea küll. Tõmbas ikka... Vahvaks või? Vahvaks. Oi. Oota, midagi hakkab kukkuma või? Pesu hakkab kukkuma. Pesu. Seljast ära. Nii. Töötasin toona korteris oma kodus. Elasin üksi. Mul oli kuskil reklaam, et teen iluprotseduure ja telefoninumber. Helistas üks noormees, kes tahtis massaaži. Mul oli üks politsei helkur, mille ma riputasin esikusse nii-öelda enesekaitseks. Helkuri. Visuaalis juba... Helkuri panin endal. Ma pole helkuris kui enesekaitsevahendist seda moodi mõelnudki. Võtame kokku. Super. See on hea sooritus. Ma panen koju pärast ukse taha. Helkuri. Äkki ei tule. Nii, tuli siis härra kohale. Hääl oli enam telefonis kui välimus. No, nii. Esimese asjana küsis, et kas võib pesus ära käia enne. Pane film kinni. No okei, et äkki tõesti töölt tulnud ja poha higine või muud sellist. Tuli siis, ma mõtlen nagu seda situatsiooni, et mingi täiesti suva random sell asub sulle tuppa küsima, et kas ma võin sinu juures pesus ära käia. Muidugi, käi ära. Aga sina oleks ka öelnud, ta on ka, jah,
ja ma oleks juhm olnud, ma oleks vaatanud niimoodi. Okei, mis värvi pesu tahad? Või mis värvi käterätti tahad? Ma oleks niimoodi, ma oleks juba selle Helkuri endale siia kaela riputanud enesekaitseks. Tuleb tagasi Helkur on kaelas. See on nagu see vampiiride vastus. Teine kord, kui välja läheb, siis panna Helkuri. Politsei Helkuris. Vahvas olekus. Ma ei tea, me ei saa vist siit edasi. Mul oli parav. Nii. Okei. Nii, no okei, et noh, äkki tõesti töölt tulnud ja puha higine. Tuli siis härra pesust elutuppa, rätik lendas ümbert massaaži lauale. Jumal, Aadama kostüümis ilmselt siis, jah? Jaa. Teda masseerides oli näha, kuidas tekk kerkis. Annika perv. Mina ise mõtlesin seda lausise välja järgmine. Massaaži ajal küsis nii muu seas, et kas ma teen veel mingid vigurid peale massaaži. Säilitasin külma närvi, suhtlesin rahulikult edasi, vihjasin, kuidas mul Peika ka varsti töölt tuleb, et ta töötab politseis. Igal näha oli Helkurist. Seda oleks pidanud ju kohe aru saama. Et mul aeg jookseb. Mul polnud isegi Peikat too aeg. Salvestasin ta numbri perv alla. Oligi mitu korda uuesti hiljem helistanud, rohkem ma telefoni vastu ei võtnud. Pärast seda kogemust lõpetasin kodus töötamise ja läks tanklasse tööle. Mõistlik ka. Ei tea, kas ta selle Helkuri võttis sinna tanklasse ka, see näeb igast imelik. Opa tiis. See oli päris hea. See oli nii hea. See oli tõesti hea. No kui leidlik võib inimene olla? Ma panin politsei Helkuri. Niimoodi, mingi kutt helistab. Ma panen politsei. Mis ma teen? Politsei Helkur. Politsei Helkur. Politsei Helkur. Mul oleks elu sees mingi Helkuri, midagi viimane asi, millele ma ütlen nagu. Et paned, noh, ma saan aru, et paned selle, noh, see, mis lastakse vaata silma. Pipragaasi paned valmis. Politsei Helkur. See on nagu nendele vampiiridele lihtsalt. No. Ta vaatab tuli siis, et politsei Helkur. Ahah, selge. Tasub madalat profiili hoida. Kergitame tekki vähe allapoole, mitte nii kõrgele. Ma ei kujuta ette. Täitsa lõpp, no see on ikka crazy. Noh, number 1, see tõesti, nagu sa ütlesid, et võõras inimene tuleb ja küsib pessu. Hallo, siin on juba red flag on ju, täiega lihtsalt, et nagu mis mõttes nagu, et see ei ole nagu, see ei ole salong, sa tuled ju korterisse on ju. Mõnedes salongides on ju, neil on kohe pesud. Et siis ma saan aru, et see on nagu, noh, käib nagu teenuse aga äkki see mees arvas, et see on päris, äkki ta mõtles, et see on seda sorti massaaž. Võib olla, kui ta juba küsis, et mis vigureid sa teed. Huvitav, et see kohe hakkas käivituma, siis seal mina olengi kuulnud seda, et üldse, et nende uute, kes on uued nagu massöörid nii-öelda, kes õpivad peale kooli, tulevad välja, et nende juurde tulevadki need pervid. Ja, sest sa oled alles õppinud, sa ju ei tea nagu jumala eest, kõike saaks mudida, on ju. Ja nad kasutavad ära, proovivad lihtsalt, kas lähed nagu kaasa või lähed liimile või ei lähe, nagu sa ütlesid tookord, mäletad, õnge viskas sisse, noh. Ta oli üksinda ja reaalselt tal ei olnudki ju kedagi. Ta oli politsei Helkuri, vaata. Et see on nagu, noh, jällegi joppas, joppas reaalselt, sest tänapäeval on ikka päris mida iganes olla. Ma olen ka päris suuri hullusi teinud, aga vanasti ma mõtlen, jumal tänatud, ma istun siin praegu ja teen koos saadet, on ju. Et on olnud ka olukordi sellised nagu anna minna. Kuul vanasti igasugust hääletasid enam Oi. Naised ei hakka nagu, et ma ei tea, ta saad mingit teenust, siis tõmbad tissi välja. Hakkab ka tekk tõusma või? Istud juuksuris ja seal peapesus kannu välja. Kannu välja. Okei, hakkame, formaat läheb, meie formaadist läheb välja, vaata. Ühesõnaga, sellest siis nagu aru saada, hoidke politsei, lähme nüüd, hoidke politsei Helkur hoidke kaasas, endaga kogu aeg. Et kui sul midagi tunneb, politsei Helkur päästab. Huvita, kust seda saab? Politseist. Kui lähed politsei juurde, et ma sooviks Helkurt, siis on kui eeskujulik nimedast, nagu ma ütlesin, andke mulle 5. Olen siia. Et oleks nähtav. Et oleks nähtav. Aga ütleme niimoodi, et joppas sul selles suhtes väga tubli, aga vaata, mis see kogemus õpet. Ta lõpetas kodus tegemise. Me ju jumala pooldame seda. Suurepärane sooritus. Absoluutselt. Hästi.
No nii, ühesõnaga nüüd on siis lood. Mul aju lihtsalt aju lärmab. Lõug. Ma ei suuda. Nii. Ühesõnaga nüüd on siis see koht, kus sa tegelikult, Kadri, peaksid endale võitja välja valima. Kuidas sa siis teha tahad? Kas sa tahad, kas me teeme äkki siis selliselt, et sa mõtled ikkagi välja selle ühe ja laseme vaatajatel siis teise näiteks. Ja siis, et sina valid ise, mis auhinna sa annad ja siis vaatajad ise valivad selle teise auhinna omaniku. Mina annan ikkagi viimasele loole. Siin pole küsimust. Politsei Elkor. Ja ma arvan, et ma annan talle selle Siidi padjapüüri. See oli mina, kes saatis selle loo. Ei olnud kahjuks. Et siis ta saab mõnusasti ennast välja magada selle Elkuriga. Väga äge. Aitäh sulle väga ägeda loo eest. Ühesõnaga, nüüd on veel siis lõpu üleskutse on veel selline, et me kutsume teid üles ja siis sellele videole like panema. Kui me saame 100 laiki täis, siis Ilona teeb Kristelile piresilmi makiaaži. Mis asi see on? Meiki. Makiaaž. Jumestust, nii et ühesõnaga ja see toimub siis Instagrami live vahendusel meie Ilufopa lehel, et kui te tahate seda tsirkust näha, siis pange aga like. Aga siis... Kuule, väga äge oli. Tõmba maksad kokku, et sulle tulid, kas tahad veel mõnikord olla meiega siia? Muidugi ma tahan tulla. Tundus äge. Aga ma tahan ka seda toredat särki. Ilufopa. Kes tahab Ilufopa särki? Mis te arvate? Te võite alati kirjutada tellida. Jumal hoia. Muidugi saab, siis Ilona teeb teile. Ilona teab neid auke, kus neid saab. Kus neid särke saab. Just. Ja me võime siia juba politseiga läbi rääkida ja kerge helkuri panna. Pole probleemi. 2-1. Kuulge, aga aitäh teile ja ikkagi kommenteerige, likeige ja saatke aga lugusid. Tänu teie lugudele püsib meie saade elus. Ja kommenteerige siis, kes on teie lemmik ja saate siis 50 € kinkeka. Tšau! Ma mõtlesin kõik saa. Ma ei saa rääkida.